Kella 3 kaja. Tere päevast, see on jälle infotoimetuse aeg. Nagu te olete tähele pannud, liigub tänagi Eesti Raadio saatekava paindlikult vastavalt olukorrale ja sündmustele ja tähelepanelik kuulaja mäletab ehk sedagi, et kord juba ei jõudnud Tartu veerandtund eetrisse enne alustas Ülemnõukogu uuesti oma tööd. Nüüd on siis palutud öelda, et Tartu veerandtundi kuulete kell 3:30 pärast kella 3 kaja. Meie saates kella 3 kajas on aga intervjuu Eesti Vabariigi valitsusjuhi Edgar Savisaarega. On ka helilõik Riiast, kus praegu toimub interliikumise miiting. Helilõik on olukorrast enne miitingut. On välisuudiseid ja kommentaar, mis küsib, miks Leetu toodud ja Narva lähedal asuvaid sõjaväeüksusi ei viida tagasi endistesse paiknemiskohtadesse. On sõnumeid Moskvast ja Leedu sündmuste interpretatsioon ajalehes Pravda ning on sõnumeid Gruusiast ja Lõuna-Osseetiast. See oli lühike sisujuhatus. Kuulete Eesti Vabariigi valitsusjuhi intervjuud, mille ta andis Eesti Televisioonile ja Eesti Raadiole pärast interliikujate ultimaatumi üleandmist. Telekolleegide poolt on küsimas Madis Salum ja raadio poolt Ain Saarna. Just praegu helistati Leningradi linnanõukogust ja taheti teada, kuidas meil nüüd läinud on ja ma ütlesin nii, et läkski nii, nagu oli ette arvatud. Tähendab, see, mis toimus, ega see ei erinenud sellest, mida me hommikul raadios välja pakkusime, seda stsenaariumi ja see stsenaarium, mis oli mujal Baltikumis, ilma erilise entusiasmita tehastest käsukorras kokku kutsutud inimesed oma enamuses. Ma paar momenti tooksin välja. Kõigepealt, kui tehaste kaupa vaadata, siis näiteks Pöögelmanis asi kukkus üsna läbi, 200 inimest tuli sealt, Retist tuli 350 inimest cirka. Muidugi oli väga tugevalt esindatud Viigatel, minu teada ka need sinimustvalged lipud, need mõned, mis olid platsil, olid just Viigateli. Mis olid ilma Leena lintideta? Jaa, no selle peale nad ei tulnud. Nii, siis oli tugevalt esindatud Volta ja veel mõned ettevõtted, aga suur osa Vene ettevõtted ei tulnud asjaga kaasa. See on esimene tunnus. Teine tunnus on see, et hoolimata kõigist nendest ähvardustest ei õnnestunud ikkagi nii nagu 15. mail, nii ka seekord sõjaväge kaasa tõmmata. Ja ma tean, et kindral Jarovai veel eile õhtul lootis ikkagi siia saada teatud abi oma kolleegidelt, mõningate dessantväelaste üksuste näol, aga ta ei saanud mitte midagi ja ma võin vabariigi elanikkonnale ka öelda, et kuulujutud suurtest transpordilennukitest, mis justkui eile olevat maandunud ja siia paisanud suuremal hulgal sõjaväe mundris löömamehi, need kuulujutud ei vasta meie andmetel tõele, tähendab, selliseid fakte ei ole kindlaks tehtud. Kolmas moment muidugi, dokumentides oli rida muutusi võrreldes nende projektidega, mida me oleme nagu jälginud nende dokumentide ettevalmistamise käiku ka ikka. Üks huvitav muutus oli näiteks see, et kui projektides igal pool räägiti, et Ülemnõukogu laiali ja valitsus erru, siis nüüd põhimine löök suunati valitsuse pihta. Ülemnõukogu küsimus lubati üles võtta alles siis, kui valitsust erru ei saadeta. Ja ka uue valitsuse nimetus oli muutunud, meil ei ole siis päästekomitee, meil on rahvusliku ühtsuse valitsus, nii et ma ei tea, võib-olla siin on isegi teatud koalitsioon mõningate Eesti jõududega viimase 24 tunni jooksul sündinud interitel, aga mina seda küll ei usu, ma ei usu, et keegi praegu oma erakondlikke huvisid hakkab kõrgemale seadma, kui seda on üldised huvid. Kas mingisuguseid järeleandmisi, kas või rahustamiseks või ma ei tea, mis kaalutlustel tuleb või tulevad mingisugused seadused või mingisugused pöördumised? Järeleandmisi on tehtud ju palju ja kas või seesama eilne otsus hindade ja tariifide ajutise külmutamise kohta, olgem ausalt, majanduslikult on see ikkagi samm, mille suhtes ilmselt paari nädala pärast mõnigi mees haarab peast kinni ja ütleb, mis saab nüüd meie tehastest, kuidas me maksame siis nüüd palku, kuhu me realiseerime oma kaupu, ladudesse enam seisma jätta neid ka ei saa. Tähendab, sellise hindade külmutamisega see saab olla ainult lühiajaline samm ja majanduslikult see praegu ei ole õigustatud samm. See oli selgelt nüüd katse leida poliitiline kompromiss.
Ja see oli põhjendatud ka sellest, et kuna me teame, et üleliiduline hinnatõus on tõepoolest lähemate nädalate küsimus, no siis ei olnud mõtet selle koha pealt nii-öelda pilli lõhki ajada. Tegime selle kompromissi. Olukorda me kontrollime. Ma arvan niimoodi, et peale homset esiteks meil tuleb kahtlemata teatud streigilaine üle elada, aga me oleme ka selleks ette valmistatud. Meil on olnud ju ülemöödunud aastal, oli mitu suurt streigilainet, ma arvan, et praegu niisugust massi nad taha ei saa. Streikidega on ähvardud pikka aega ja ma arvan, et nüüd nad püüavad seda ka ellu viia. No vaatame, kuidas moodi see õnnestub. Teiselt poolt teatavasti täna homme hakkavad toimuma Venemaal streigid meie toetuseks. Et ma arvan, et meil tuleb seda arvestada. Teiseks tuleb meil arvestada, et ma usun päeva-kahe pärast tulevad ka uued jõud siia väljakule. Meile ju sisuliselt ikkagi anti ultimaatumi 24 tundi aega. Aga see ongi seesama stsenaarium, mida rakendatakse Lätis ja Leedus ja ma ei ole nagu tähele pannud, et põhimõtteliste järeleandmistega oleks ühes või teises kohas edu saavutatud. Edu võib saavutada ikkagi enesele kindlaks jäädes. Niisiis, tänane päev on jõudnud enam-vähem õnnelikult nii kaugele, kui me oleme jõudnud, kuid Edgar Savisaar, kui me läheksime siiski tagasi eilsesse, kui me õhtul saime teada nendest tulemustest, mida meie pool pidas NSV Liidu kindralstaabi esindusega. On kuulda hääli, kas me oleme siis tõesti okupatsiooniarmeega leppinud ja läinud nendega kokkuleppele või kuidas sellega õieti on? Kokkuleppeid on vaja mis tahes jõududega ja vaja on kokkuleppeid ka okupatsiooniarmeega selleks, et normaalselt elada ja oma asju ajada, et mitte olla sellises pidevas vastuseisus. Minu meelest niisuguseid kokkuleppeid mitmetes sellistes olmelistes ja muudes küsimustes me oleme ka saavutanud ja see ongi andnud niisuguseid tulemusi, et Eestis ikkagi sõjavägi ei ole interitega kaasa läinud. Mis puutub eilsesse kohtumisse, siis selle kohta võib öelda nii palju. Oli pikk diskussioon kindralstaabi juhtidega, olid ka niisugused momendid, kus näis, et me oleme sunnitud või õigemini teine pool väljendas kahtlust, et ollakse sunnitud üldse katkestama kõnelused. Nii lõppes sellega, et me fikseerisime need ettepanekud, mis kindralstaabi esindus meile tegi. Tähendab, me võtsime need ettepanekud teatavaks ja me anname nad edasi ülemnõukogule. Pärast seda vaatame, kuidas seda asja edasi ajada, see on nädala 2 pärast. Nii, missuguseid otsuseid ülemnõukogu vastu võtab, missuguseid valikuid teevad need inimesed, keda see kõik otseselt puudutab. Näiteks ma kujutan ette, et need, kes on väeosadest ära tulnud ja mõni võib-olla praegu metsas on, kui ta saab teada, et ikkagi pakuti välja niisugune võimalus, et kui ta välja tuleb, teda ei karistata ja ta on oma teenistusaja lõpuni siin Eestis paiknevates väeosades, siis võimalik, et see on mõnele vastuvõetav, eks ole. Nii. Ja miks me siis ei oleks pidanud niisugust valikut välja pakkuma? Teistele see ei ole vastuvõetav, nendega on teine küsimus. Nii et ma arvan, et paari nädala pärast ülemnõukogu hakkab arutama neid ettepanekuid, mis kindralstaabist tulid, kuidas nende suhtes käituda. Mingist alternatiivteenistuse laiali saatmisest juttu olnud ei ole ja ma võin teile öelda, et see küsimus niisugusel kujul läbirääkimistel üles ei kerkinudki. Nii et põhiline on ikkagi, et on loodud diskussioon, esimene kriisimoment on likvideeritud. Jaa, sest me olime muidugi seisukohal, et mitte mingil juhul praeguses situatsioonis ei tohi lubada läbirääkimiste katkemist, aga samal ajal muidugi me ei saa minna ka põhimõtte lagedatele kompromissidele. Ma arvan, praegu käib ikkagi mõlemalt poolt vastuvõetavate kompromisslahendite otsimine, aga see ongi poliitika. Ja nüüd olukorrast Riias. Telefonil on Harri Matskin. Ligikaudu veerand tunni eest algas Riias Armee Keskspordiklubi staadionil niinimetatud võrdsete õiguste partei ja interliikumise poolt korraldatud miiting, kuhu kogunesid siis need, kes tunnevad ennast solvatuna ja kaitsetuks muudetuna tänu Läti rahva iseseisvuspüüetele ning valitsuse poliitikale.
see on enamuses vene keelt kõnelev elanikkond ja nii nagu täna hommikupoolikul mulle üks kiirabiarst, kes on valmis abi andma, kui on vaja kannatajanule, ütles, on olnud suuresti võib-olla mitte informeeritud, ta on ise samuti venelane ja varem oleks pidanud andma võib-olla sobivat informatsiooni inimestele, kes ei kõnele läti keelt. Aga see on ainult taustaks, sest tegelik koht on ikka sõjalise kliki poolt. President Anatolis Gorbunovs esines praegu just, mil rahvas hakkas kogunema miitingule Toomkiriku eelsel väljakul, kostsid tema sõnad, mitte mingil juhul kaasa minna provokatsioonidega ning nende tekitajatele näidata, et suudetakse olla rahulikud. Valitsus ja parlament jätkavad oma tööd ning üritavad kõik teha, et poliitilisi ja majanduslikke lahendusi leida. Samal ajal aga Toomkiriku eelsel väljakul olid rivistunud rohkem kui 1000 kodukaitselast ja Lätimaa teistest rajoonidest kohale tulnud mehi, kõik gaasimaskidega varustatud, loomulikult relvadeta, kõigile jagati ülesanded ning nemad peavad siis lisaks Riia miilitsale tagama korra miitingul. Kuigi jah, praegu on andmeid, et sõjaväeosad on asunud siin-seal ka relvitustama miilitsa jaoskondi. Toomkirikus on sisustatud suur laatsaret. Samal ajal kui õpetaja kõneles jumala armust ja rahust, halastusest ja õiglusest, valmistusid meedikud oma tööks, lahaste pakid, sidemete rullid, ravimid, kirurgide töökohad olid valmis seatud ja operatsioonisaal nii hästi halvasti, kui seda õnnestus ühes kiriku külglöövis paika panna ning seal saingi jutule mehega, kes nimetas ennast Riia keskhaigla kirurgiks, tema nimi oli Valeri Strokan, tema oli venelane rahvuselt, ütles, meil töötavad arstidena siin hetkel nüüd, kui vaja, venelased, lätlased, juudid, paljud teised rahvused. Me ei ole interliikumise pooldajad, leiame, et on vaja leida vastastikune arusaamine ning hinges olen ma Läti rahva taotlusi täiesti mõistev ning nende taotluste pooldaja. Samal ajal sõjaväe helikopter jälle pillas lendlehti ning kõneks oli ka see, et kõik tingimata tuleksid sellele miitingule, agiteeriti kõiki toetama interliikumist ja nii-öelda võrdsete õiguste eest võitlejate parteid. Selline on siis olukord hetkel Riias. Käimas on miiting, kord esialgu tundus säilitatud, aga ka teise poole nii-öelda korrakaitserühmad on valvel, hoiame pöialt, et kõik lõpeks rahulikult. Harri Matskin, Riia. Ja sõnum infotalituselt Baltia. Baltia teatas asja, et tootmiskoondis Läti Energia ei kavatse streikida, kuigi eilsel ühiskondlik-poliitiliste organisatsioonide esindajate kohtumisel Läti ülemnõukogu esimehe Anatolis Gorbunovsiga oli Lätimaa kompartei keskkomitee sekretär Ojar Spotirki deklareerinud, et 15. jaanuaril, see tähendab täna, jäävad riialased leivata, elektrita ja transpordita. Häireid ei ole ka transporditöös. Kell 11 olid töös sellised Riia suurettevõtted nagu tootmiskoondis Rigas Manufaktuura, Latvia, VEF, Radiotehnika, Riia diislitehas. Töö käis ka leivakombinaatides. Häireteta töötab Balti raudtee Riia raudteekond. Tegutses Riia merekaubasadam. Selle peadispetšer Juri Tšernešev küll teatas, et kollektiivil on kavatsus katkestada töö kell 13. Agentuuride Interfax ja TASS vahendusel Leedu sündmustest. Agentuur Interfax sai hästi informeeritud allikatest teada, et Moskvas on loodud spetsiaalne Leedu olukorrakomisjon, mida juhib akadeemik Jevgeni Primakov. Esmaspäeval toimus komisjoni esimene nõupidamine. Komisjoni kuuluvad NLKP keskkomitee poliitbüroo liige Džasohov, presidendi pressiteenistuse juhid Ignatenko ja Maslennikov, teleraadiokomitee esimees Kravtšenko, TASSi peadirektor Spiritonov, ajalehe Izvestia peatoimetaja Jefimov, informatsiooniagentuuri Novosti juhataja Vlasov,
samuti Kaitseministeeriumi, Julgeolekukomitee, prokuratuuri ja Sise- ning Välisministeeriumi esindajad. TASS annab edasi, et Leedu siseministri asetäitja Petras Liubertas sõnul polnud Leedus möödunud ööl erilisi vahejuhtumeid. Leedu raadio teatas täna hommikul, et vabariiki on saabunud NSV Liidu kaitseministri asetäitja Valentin Varennikov. Raadios kõlab leinamuusika. Eilsest on Vilniuse spordipaleesse välja pandud punase terrori ohvrite sargad. Matused on homme. Niinimetatud rahvusliku päästmise komitee on pöördunud elanike poole üleskutsega mitte haarata relvi ja hoida igati ära kodusõda. Nüüd aga, kuidas interpreteerib Pravda Leedu sündmusi? Pravda korrespondendid Stroganov ja Širokov väidavad. Nemad olevat Vilniuses oma silmaga näinud tulirelvi, karabiine, sealhulgas optilise sihikuga relvi, lendlehti ja isikute nimekirju, kes pidid kuuluma likvideerimisele teatud tunnil. See kõik olevat rekvireeritud nende silme all siis, kui, nagu nad väidavad, vabastati Almavüüle kuuluv hoone, kus seni olevat tegutsenud sõjaväestatud salgad niinimetatud maakaitsedepartemangust. Pravda korrespondendid viitavad pikemat aega kestnud propagandakampaaniale, milles olevat püütud eksitada rahvast, teda lõhestada, inimestega taheti takistamatult manipuleerida ja samal ajal olevat ettevalmistatud ekstremistlikke väljaastumisi, kinnitavad korrespondendid, sest milleks siis muidu relvade salajane hankimine ja kõik muu sinna juurde kuuluv. Ja seda kõike tehtud parlamentliku demokratismi sildi all. Võetud vastu seadusi, mis jätnud kodaniku väärikusest ilma teistest rahvustest inimesi. Leedumaa juhid olevat ülbuse ja üleolekuga suhtunud liidu eri piirkondades paiknevate ettevõtetega majandussuhetesse, mis viinudki vabariigi majanduse vähikäigule. Nii et leedulased olnud Pravda järgi ise süüdi kõiges, mis vabariigis halba sündinud ja liidu instantsid olevat olnud sunnitud vaid kurvalt ohkama, nähes niisugust allakäiku. Pravda väidetel olevat Landsbergis ja tema meeskond enda päästmiseks ohverdanud Brunskiene valitsuse, sundides teda erru minema pärast valitsuse välja kuulutatud hindade tõusu tühistamist. Ja kui siis töökollektiivid nõudnud Landsbergis enda erruminekut, vaat siis lastudki käiku ohjeldamatu propagandakära. See viinudki lõpuks plahvatuseni, millest enam pääsu ei olnud. Pravda korrespondendid leidsid Vilniuse tänavailt inimesi, kes arvanud, et küllap vist oli ikka sõjaväelasi ka tarvis, ainult et inimohvreid poleks nagu vaja olnud. Endine peaminister Kazimierz Prunskiene ütles aga Izvestia korrespondendile Laškevitšile, et kõik see, mis toimus Leedus neil päevil, on olnud demokraatlikest protsessidest ilmne taganemine. Neist protsessidest, mis veel hiljaaegu intensiivselt arenesid nii riigis tervikuna kui ka vabariigis. Prunskiene mainis, et ta oli võinud oletada saabuvat survet seoses ebaõnnestunud kokkulepetega ja seda, et Leedu taas osutub majandusisolatsioonis olevaks. Kuid seda, et niisugused ohvrid on, seda poleks ta küll võinud arvata. Kuuldused sellest, et streigikomiteede ja niinimetatud päästekomitee esindajaid olevat pekstud, kui nad püüdsid anda üle oma protesti teleraadio juhtkonnale ja parlamendile ja et neile olevat kallale tungitud telekeskuses, see ei vastavat tõele. Seda kinnitavat Leedu ülemnõukogu saadikud, ütles Kazimierz Prunskiene. Liidu Föderatsiooni nõukogu esindajailt oodatakse nüüd adekvaatset vastust küsimusele, kuidas ja mispärast kõik juhtus. Kordan, see oli ajalehe Pravda interpretatsioon Leedu sündmustest. Sõnumeid Tbilisist ja Lõuna-Osseetiast. Tbilisis toimus täna rohkem kui 2000 osavõtjaga miiting. Sõnavõtjad olid solidaarsed Leedu rahvaga. Räägiti ka, et olukord, mis on kujunenud Lõuna-Osseetias ja Abhaasias, on keskuse tegevuse tulemus, kes püüab maha suruda rahvuslikke liikumisi. Miitingust Ivano-Frankovskis võttis osa ligi 1000 inimest. Osavõtjad otsustasid saata telegrammi NSV Liidu presidendile. Telegrammis mõisteti hukka sõjaväe kasutamine poliitiliste küsimuste lahendamiseks. Toetustelegramm saadeti Leedu ülemnõukogu esimehele. Lvovi oblasti Drogobõtši linnas võeti vastu läkitus NSV Liidu presidendile nõudmisega viia Leedust sõjavägi viivitamatult välja. Harkovis korraldas miitingu Ukraina rahvarinne Ruh. Mõisteti hukka vägede viimine Leetu ning NSV Liidu juhtkonda süüdistati niisuguste otsuste vastuvõtmises.
nõuti NSV Liidu presidendi, kaitseministri ja kogu valitsuse erruminekut. Miitingud Leedu toetuseks toimusid ka Kaasanis, Tooniäärses Rostovis, Krasnodaris, Tjumenis ja mujal. Endiselt on pingeline olukord ka Lõuna-Osseetias. Tšhinvalis ja Džava rajoonis ei tööta peaaegu ükski ettevõte ega asutus. Peale selle ei saabu tooret, mida varem saadi Tbilisist. Töötavad ainult leivatehased. Igal ööl patrullivad linnas siseväelased soomustransportööridel. Tänavatel on palju padrunikesti, majadel aga kuulijälgi. Inimesed on pidevas närvipinges. Paljud arvates võib lahenduse tuua mitte jõud, vaid vastaspoolte dialoog. Ohvreid on juba mõlemal poolel üle 10, haavatuid aga üle 30. Need olid sõnumid Gruusiast ja Ukrainast ja nüüd Moskvast. Eile NSV Liidu Ülemnõukogu otsusega ametisse nimetatud värsked NSV Liidu valitsuse juht, peaminister Valentin Pavlov ja tema 2 esimest asetäitjat Vitali Dogužijev ja Vladimir Velitško andsid täna Moskvas NSV Liidu välisministeeriumi pressikeskuses oma esimese pressikonverentsi. Uue ministrite kabineti esmaülesandena nimetas peaminister nii-öelda mängureeglite kindlaks määramist ettevõtete jaoks turumajandusele ülemineku tingimustes ning majanduse stabiliseerimisfondi loomist. Samuti pidas ta vältimatuks ülesandeks omandi privatiseerimise, erastamise mehhanismi kujundamist. Ilmas tihjata märkis peaminister, et riigi omand ei satuks valedesse kätesse. Pavlov toonitas, et tööstus vajab struktuurialast ümberkorraldamist, mis tähendab, et NSV Liidul tuleb läbida see tee, mille arenenud kapitalimaad on läbinud 70. aastate keskpaiku. Kui lääs meid ei aita, ütles NSV Liidu peaminister, siis me teeme läbi küll kõik sellesama, kuid meil tuleb siseriigis kallimat hinda maksta. Küsimusele, kas lääneriigid võiksid muuta oma poliitikat suhtumises Nõukogude Liitu pärast sündmusi Leedus, vastas peaminister, et ta on ikka pidanud lääne abi rohkem ühiskondlik-poliitiliseks kui majanduslikuks teguriks. Näiteks kas või Saksamaalt saadavat toiduabist piisab Moskvale vaid 1 päevaks ja sedagi mitte kogu päeva jaoks. Oma senises tegevuses rahandusministrina oli Pavlov tihedates suhetes vabariikidega ja seda püüab ta jätkata edaspidigi. Kui me seni saime üksteisest aru ja jõudsime kokkuleppele, siis miks peaks see edaspidi teisiti olema, ütles Pavlov. Pealegi puuduvat keskuse ja vabariikide vastandamisel majanduslik baas, sest majandussuhted kujunevad kõigepealt ikkagi ettevõtete, aga mitte keskuse ja vabariikide vahel. Kuigi ministrite kabinetil pole nii ulatuslikke volitusi, nagu oli endisel ministrite nõukogul, see on seadusandlikus mõttes, ja kabinet tegutseb presidendi võimu elemendina, on tal rohkem operatiivseid eeliseid majandus- ja muude probleemide lahendamiseks. Uus peaminister avaldas lootust, et lääneriikidega sõlmitud lepped krediitide saamiseks jõusse jäävad, ehk küll neid realiseeritakse aeglaselt ja mitte alati just nii, nagu Nõukogude Liidul seda vaja oleks. Valik välissõnumeid. ÜRO peasekretär Javier Pérez de Cuellar informeeris julgeolekunõukogu oma Bagdadi visiidi tulemustest. Ta nimetas olukorda Pärsia lahel traagiliselt ohtlikuks ja peaaegu lootusetuks. Täna jätkab julgeolekunõukogu Prantsusmaa rahuplaani arutamist. See näeb muuhulgas ette ka Lähis-Ida rahukonverentsi korraldamise, kui Iraak on maaväed Kuveidist ära toonud. Ent prantslaste rahuplaani vastu on algusest peale Ameerika Ühendriigid, Suurbritannia ja Nõukogude Liit. President George Bush ütles, et ta pole veel kaotanud lootust kriisi rahumeelseks lahendamiseks, ent samas märkis ta, et Ameerika Ühendriigid on sõjaks valmis. USA kongressi liidrid kahtlevad, kas rahumeelne lahendus on veel võimalik. Üks islamikonverentsi juhte pöördus Iraagi presidendi Saddam Husseini poole üleskutsega vabastada Kuveit. Ta sõnas, et islamikonverents on valmis pärast Kuveidi vabastamist arutama Iraagiga naftaprobleeme ja territoriaalseid küsimusi. Rumeenia president Ion Iliescu on visiidil Hiinas. Pärast Iliescu kohtumist Hiina valitsusjuhi Li Pengiga kinnitas viimane, et diplomaatilisi jõupingutusi Pärsia lahe kriisi lahendamiseks tuleb jätkata viimase võimaluseni. Li Peng hoiatas, et sõja tagajärjed võivad osutuda väga hulluks.
Samas oli Hiina esindaja see, kes hoidus hääletamast ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni, mis lubab kasutada Iraagi vastu jõudu, kui Kuveit ei ole vabastatud 15. jaanuariks. Valgemaja esindaja Marlin Fitzwater kahtleb selles, kas Bushi ja Gorbatšovi tippkohtumine toimub ettenähtud ajal. Valgemaja otsust mõjutab Nõukogude sõjaväe tegevus Baltimaades. Kongressi liidrid mõistsid selle hukka. Senaator Robert Dole tegi ettepaneku katkestada Nõukogude Liidule lubatud vilja ostmiskrediitide andmine. Ja meile helistati Stockholmist, et Rootsi parlamendis tegid liberaalid ettepaneku eraldada Balti riikidele abi 500 miljoni krooni ulatuses ja saata Balti riikidesse Rootsi parlamendi delegatsioon. Parlament ei ole veel hääletanud, ettepanek tehti umbes 1,5 tundi tagasi. Ja nüüd veel Balti teemadel. Miks Leetu toodud ja Narva lähedal asuvaid väeüksusi ei viida tagasi endistesse paiknemiskohtadesse? Selle üle mõtiskleb Vello Ladva. Leedu traagiline olukord ei ole ju karvavõrdki normaalsemaks muutunud. Tõsine oht on ka Läti ja Eesti kohal. Leedus taheti toime panna sõjaväelist riigipööret. Sama tahetakse teha ka Lätis ja Eestis. Just nimelt sõjaväelist riigipööret, sest punavägede ülesandeks on vallutada valitsusasutused ja infokeskused, kuhu siis niinimetatud rahvuse päästjad ehk internatsid sisse koliksid ja võimu tahaksid hakata teostama. On selge, et selle kõige taga seisab Moskva, suure impeeriumi keskus. Viimase 2 päeva jooksul on nii impeeriumi president Mihhail Gorbatšov kui kaitseminister marssal Dmitri Jasov kinnitanud, et nemad pole andnud mingeid käske korraldusi sõjalisi jõu kasutamiseks Baltikumis. Neid kinnitusi on raske uskuda, aga ehk peaks siiski tõesti uskuma. President on relvajõudude ülemjuhataja, kaitseminister peab kindlustama impeeriumi piiride puutumatuse. Kui aga relvad Leedus käiku lasti, siis pidid need mehed sellest teadlikud olema. Ja kui neil meestel on võim käes, siis võiksid nad anda korralduse Baltikumi toodud sõjaväeüksuste väljaviimiseks. Aga sellist käsku pole andnud ei Gorbatšov kui relvajõudude ülemjuhataja ega ka marssal Jasov kui kaitseminister. Kui marssal Jasov lubas, et Eestisse sõjaväge juurde ei tooda, siis miks on Narva taha toodud üksused võimsa lahingutehnikaga? Miks need üksused ohustavad Eestit veel kord okupeerida? Miks kaitseminister Jasov ei anna korraldust need tagasi viia oma senistesse paiknemiskohtadesse? Kuidas ka ei mõtleks, aga võimalikke variante on vaid 2. Esiteks, kas Moskva juhtivad tegelased kavatsevad ikkagi jõudu kasutada Balti riikides, kui mitte praegu, siis võib olla just momendil, kui Pärsia lahe piirkonnas on juba plahvatanud pommid ja lõhkevad mürsud. Teine variant, Gorbatšov ja Jasov ei kontrolli enam armeed. Kindralid teevad, mida tahavad. Kui uskuda presidenti ja kaitseministrit, et nemad ei olnud teadlikud sõjaväe kasutamisest Leedus, siis tunnistavad nad sellega, et nad ei kontrolli enam olukorda riigis ja tegelikult on võimu enda kätte võtnud kindralid. Ja siseminister Boris Karlovitš Pugo, kelle selja taga on kindral Gromov, Afganistanis põletatud maa taktika ellu viia. Suuremat demagoogilist artisti, kui on minister Pugo, pole vist võimalik üldse leidagi. Kui nii asjadele vaadata, siis ei saa ei Gorbatšov ega Jasov anda korraldust Leetu toodud sõjaväeüksuste väljaviimiseks sealt, sest seda korraldust kindralid lihtsalt ei täida. Siis ei saa Gorbatšov ja Jasov anda korraldust Narva lähedal asuvate sõjaväekolonnide tagasi suunamiseks endistesse paiknemiskohtadesse, sest kindralid seda korraldust ei täida. Aga Mihhail Gorbatšov tahab endiselt olla president, kas või formaalselt, ja marssal Jasov tahab endiselt olla kaitseminister, kas või formaalselt. Ning seepärast õigustavadki kindralite polkovnikute tegevust, õigustavad, et mitte ärritada neid ja mitte kutsuda kindralites polkovnikutes viha enda vastu. Olen täiesti nõus lugupeetud Indrek Toomega, kes 3 tundi tagasi ütles Toompeal, et võib-olla ongi juba Nõukogude Liidus toimunud riigipööre. Kas mitte seda ei pidanudki silmas Eduard Ševarnadze, kui ta 20. detsembril möödunud aastal NSV Liidu rahvasaadikute kongressil hoiatas läheneva diktatuuri eest.
diktatuuri eest, mille kehtestavad kõrgemad sõjaväelased, kuid mille kattesirmiks on reaalse võimu kaotanud president Mihhail Gorbatšov. Ilmateade. Eestis oli kella 2 ajal pilves selgimistega ja enamasti sademeteta ilm. Lääne-Nigulas oli udu. Puhus edelatuul 2–5 meetrit sekundis. Mandril oli -2 kuni -6 kraadi külma, saartel pisut soojem. Õhtuni ilm oluliselt ei muutu, edelatuul tugevneb pisut ja õhutemperatuur jääb endiseks. Nii palju praegu infotoimetuselt. Stuudios olid teadustajad Kaja Kärner ja Leo Kend ja toimetaja Riina Entalu. Kuulmiseni. Teeme päevast kokkuvõtte. Eesti Ülemnõukogu ratifitseeris Vene Föderatsiooni ja Eesti Vabariigi lepingu. Hommikul toimus Toompeal interliikumise miiting, mille järel anti Ülemnõukogule üle ultimaatum. Täna oli koos ka Eesti Ülemnõukogu presiidium. Eesti Vabariigi valitsusjuht saatis läkituse Leningradi linnanõukogu ja oblasti nõukogu erakorralisele ühisistungjärgule. Eesti Töökollektiivide Liit kutsub töökollektiive saatma oma arvamusi Moskvasse Ülemnõukogusse. Meil on ka helilõigud Vilniusest ja Riiast ja ka Stockholmist kajastamaks sealseid vastukajasid sündmustele Balti riikides. Ja veel üks helilõik on tegutsema hakkab Eesti saarte regionaalne arenduskeskus. See oli lühijuhatus, alustame päevaülevaadet Eesti Ülemnõukogu istungjärgust. ETA teatab, Eesti Vabariigi Ülemnõukogu täiskogu tuli täna istungile kell 10 hommikul. Kuigi Toompea lossi ette kogunesid miitingust osavõtjad ning lossis olid tarvitusele võetud abinõud Ülemnõukogu ja valitsuse julgeoleku tagamiseks, ei häirinud see Ülemnõukogu töö kulgu. Töö alguseks registreerus 68 saadikut ning Ülemnõukogu juhataja Ülo Nugise ettepanekul hakati arutama Vene NFSV ja Eesti Vabariigi riikide vaheliste suhete aluste lepingu ratifitseerimist. Ettekande esitas Marju Lauristin, ta vastas ka arvukatele küsimustele. Kell 11.20 arutelu katkestati. Saali tulid miitingust osavõtjate esindajad, Ülemnõukogu saadikud Panfilov, Malkovski, Peetinov ja teised, et vastavalt eelnenud kokkuleppele Ülemnõukogule üle anda miitinguliste nõudmised. Need luges ette Pavel Panfilov. Translatsiooni kaudu jõudis ta sõnavõtt miitingust osavõtjateni. Ülemnõukogu juhataja kuulutas välja pooletunnise vaheaja, et presiidium ja vanematekogu saaksid nõu pidada. Seejärel jätkati istungit. Lepingu ratifitseerimise kohta toimusid sõnavõtud. Kaasettekande esitas ning küsimustele vastas Ülemnõukogu presiidiumi osakonna juhataja Advik Kiris. Kõne pidas Ülemnõukogu esimees Arnold Rüütel, lõppsõnaga esines Marju Lauristin. Nimelisel hääletamisel võeti vastu otsus Vene NFSV ja Eesti Vabariigi riikide vaheliste suhete aluste lepingu ratifitseerimise kohta. Poolt 70, vastu 10, erapooletuid 4. Hääletamise tulemused võeti vastu aplausiga. Ratifitseeriti ka lepingu juurde kuuluv protokoll. Täiskogu istung kuulutati lõppenuks. Kohe pärast seda algas Ülemnõukogu presiidiumi istung. Täiskogu tuleb uuesti kokku homme kell 16. Oli juttu, et Ülemnõukogule anti üle interliikumise ultimaatum ja meenutagem neid nõudmisi lühidalt. Viia hinnad 15. oktoobri tasemele, vaadata läbi maksuseadused ning viia need kooskõlla üleliidulistega, taastada Eestis NSV Liidu ja Eesti NSV konstitutsioon, täita kõik NSV Liidu presidendi ukaasid, muuta valitsuse koosseisu ja formeerida uus valitsus. Nõudmiste täitmist oodatakse 24 tundi. ETA korrespondent küsis Vladimir Malkovskilt, mis saab pärast 24 tunni möödumist. Malkovski sõnul tuleb siis kokku koordineerimiskomitee ja otsustab, mis edasi saab. Pärast seda võib järgneda streik, võib olla ka teised aktsioonid, igatahes püütakse vältida nii-öelda füüsilist mõjutamist. Ja nüüd teeb Raul Mälk ülevaate Ülemnõukogu presiidiumi istungist, kus ka eelnimetatud ultimaatum kõneks oli. Pärast Ülemnõukogu täisistungi lõppu toimus täna Toompeal ka Eesti Vabariigi Ülemnõukogu presiidiumi istung. Lisaks presiidiumi liikmetele viibisid sellel ka mitme saadikurühma esindajad. Istungil vaadeldi probleeme, mis seonduvad Ülemnõukogusse saabuvate töökollektiivide, miitingute ja üksikisikute läkitustega. Arutanud läbi istungil Pavel Panfilovi poolt ette loetud tänasest Toompea miitingust osavõtjate pöördumise, otsustas presiidium teha Ülemnõukogu esimehele Arnold Rüütlile ettepaneku vaadata dokument läbi ja vastata sellele 10 päeva jooksul. Seejärel toimus Arnold Rüütli, Ülo Nugise ja Marju Lauristini kohtumine
rahvasaadikute Annuse, Lebedevi, Malkovski, Panfilovi ja Peetinoviga. Vestluse alguses informeeriti neid Ülemnõukogu presiidiumi istungil antud hinnangust, et tänane demonstratsioon oli läbi viidud kultuurselt. Pavel Panfilov toonitas, et seekord on tegemist vastastikuse tunnustusega. Arnold Rüütel osutas, et miitinguliste esitatud tähtaeg on ebareaalne. Ülemnõukogu tuleb kokku homme alles kell 16. Ultimaatumi tähtaeg oli aga 24 tundi. Erinevaid läkitusi on juba üle 5000 ja absoluutne enamus neist on Ülemnõukogu ja valitsust toetavad, kuid ka neis dokumentides on ettepanekuid ja nõudmisi. 5-liikmelist saadikurühma tutvustati presiidiumi otsusega, mis lähtub avalduste läbivaatamise üldisest korrast. Arnold Rüütel kinnitas selge sõnaga, et jõu kasutamine või muud taolised aktsioonid pole sellel perioodil kohased. Selgus, et vastust kuulama tulnud esindus polegi see tõeline. Miiting on volitanud hoopiski koordinatsioonikomiteed, millesse kuuluvad Lukoškin, Šepelevitš, Sai, Velts, Panfilov, Kapõtina, Kovtun ja Kogan. Homme kell 12 saabki see Toompeal kokku Ülemnõukogu juhtidega. Mitmel puhul toonitasid siderühma liikmed, et esitatud dokumenti tulevad lugeda tähelepanelikult. Näis, et silmas peeti selle teatud kihilisust. Ülemnõukogu laialisaatmine ei ole veel selle hetke esmaste nõudmiste seas. Vladimir Lebedev hindas 10 päeva liiga pikaks ning osutas samas, et sellel delegatsioonil pole õigust tähtaegu muuta. Arnold Rüütel kinnitas, et asju tuleb ajada rahulikult, kiirustamine üksnes kruvib pingeid üles. Ta osutas Venemaaga sõlmitud lepinguga loodud uutele võimalustele. Üksmeelselt leiti, et press peaks fakte põhjalikumalt kontrollima, liikvele on läinud ka ebatäpseid teateid. Miitingujõud soovivad saada võimalusi pressis, sealhulgas televisioonis. Ametlikule osale lisaksin vaid ühe isikliku mulje. Peaotsuseid ei tee ei tänane ega homne esindus. Eesti Vabariigi valitsusjuht Edgar Savisaarega saatis täna õhtul läkituse Leningradi linnanõukogu ja oblastinõukogu erakorralisele ühisistungjärgule. Läkitus käsitleb Baltikumi toetamist. Istungjärgul luges läkituse ette Eesti Vabariigi justiitsminister Jüri Raidla. Läkituses märgitakse, et iga päev toob ärevaid teateid reaktsioonijõudude pealetungist Venemaa, Balti riikide ja Nõukogude Liidu teiste piirkondade noortele demokraatiatele. Seda kinnitavad verised sündmused Leedus ning Eestisse ja Lätisse levimise oht. Ka Eestis tegutsevad aktiivselt parlamentide laialiajamise, samuti esmakordselt rahva poolt moodustatud valitsuse kukutamise poolehoidjad. Tänase situatsiooni traagika seisneb selles, et pimedaks relvaks impeeriumimeelsete poliitikute käes on saanud lihtsad inimesed, keda on viinud eksiteele nende õiguste ise hakanud kaitsjad. Täna meil Eesti Ülemnõukogus ratifitseeriti Venemaa ja Eesti vaheline ajalooline leping, millest võib kujuneda stabiilsuse ja rahu alus vabariigi venekeelse kogukonna elus. Esitasid impeeriumimeelse poliitika poolehoidjad Eesti Ülemnõukogule ultimaatumi, milles nõutakse demokraatlikul teel valitud võimuorganite erruminekut. Ühise ohu palge ees, mis ähvardab demokraatiat, millel nagu vabaduselgi pole sisuliselt rahvuslikke piire, pöördume teie poole üleskutsega ühendada jõupingutused võitluses reaktsiooni ja diktatuuriga. Läbi ETA saime ka teate homsest oodatavast streigist Leningradis. ETA-le teatati Leningradist, et homme toimub Neeva linnas kella 14-16 poliitiline hoiatusstreik. Selle loosungiteks on okupatsiooniväed Baltikumist välja, Gorbatšov ja tema meeskond lahkugu ametist. Streigiga on lubanud ühineda ligi 300 ettevõtet ja organisatsiooni. Nende hulgas on mitmeid suuri sõjalist-tööstusliku kompleksi ettevõtteid, samuti niisuguseid kultuuriasutused nagu Ermitaaž, Vene muuseum ja rida teatreid. Sama aktsiooniga liitutakse ka mujal Venemaal. Nagu teatas Venemaa Vabariikliku streigikomitee juht Vene Föderatsiooni rahvasaadik Kamtšatov, kavandatakse Moskvas korraldada mitu manifestatsiooni, sealhulgas Teaduste Akadeemia presiidiumi juures ja Moskva südalinnas. Nagu teatati ETA-le, liituvad streigiga ka Kuspassi kaevurid.
Leningradis on täna õhtul Leningradi linnanõukogu istungjärk, kus samuti võetakse vastu otsuseid sündmuste kohta Balti riikides. Ja nüüd kuulemegi värskeid uudiseid Vilniusest ja Riiast. Alustame Vilniusest, Valvis Trikaitjane. Täna taastas Leedu Ülemnõukogu Viitise ristiordeni, mis oli Leedu Vabariigi üks tähtsamaid ordeneid. Uue ordeni esimesteks kavalerideks saavad posthuumselt need 13 noort inimest, kes süütult hukkusid. Teadmata kadunuid on viimastel andmetel 64 inimest, nii et ohvreid võib veelgi rohkem olla. Parlamendis võeti vastu pöördumine ÜRO poole, muuhulgas pöördus Vytautas Landsbergis isiklikult kogu maailma üldsuse poole, kus väljendus üsna teravalt Mihhail Gorbatšovi aadressil. Leedu Demokraatliku Tööpartei esimees Algirdas Brazauskas saatis tänutelegrami Boris Jeltsinile ja ühtlasi pöördumise kõikide Venemaa kommunistide poole. Parlamendi seni üsnagi erinevatel seisukohtadel olnud fraktsioonid võtsid vastu avalduse, kus leidsid, et üksmeel on momendil kõige tähtsam. Lein on aga domineeriv. Leinapäevadeks kuulutati veel 16., 17. ja 18. jaanuar. 5-6 tundi seisavad 10 000 inimesed järjekorras, et pääseda spordihalli, kus toimub viimane jumalakajät hukkunutega. On ettepanek, et võiks viia lilli katedraali väljakule ja süüdata küünlad katedraali väljakul, sest ilm on üsna külm ja nii pikas järjekorras seismine on raske. Homme on matused ja seega kõige raskem päev. Leinameeleolu on üldine, ainukesest Leedu raadiojaamast tuleb ainult leinamuusika ja infoteated. Praegu on Ülemnõukogu plenaaristung, kus äsja esines Moskva komisjoni esindaja Boris Oleinik. Kirjanikuna ei tulnud tal ilusatest sõnadest puudu, et tänada Leedu rahvast kannatlikkuse, ühtsustunde, rahu, väljapeetuse ja tarkuse eest. Tema sõnutsi tegi komisjon kõik võimalikku ja isegi rohkem kui kõik võimalikku, et stabiliseerida olukorda Leedus ja peatada verine vägivald. Peaminister Gediminas Vagnorius peaaegu, et oli samal mõttel, kui ütles äsja, et tal jäi mulje, nagu oleks komisjon leedulaste poole üle läinud. Parlamendihoone ümber aga käivad kaitsetööd. Võib-olla on isegi teile kuulda, kuidas suur tornkraana tõstab üles betoonblokke, et moodustada mingitki kaitsevalli. Ehitatakse sõna tõsises mõttes barrikaade. Kindlustatakse mingil määral ka katust, sest räägitakse võimalikust kopterite õhudessandist. Kuid need on loodetavasti ainult ettevaatusabinõud, sest nagu äsja ütles Vytautas Landsbergis plenaaristungil esinedes, hakkavad pinged lahenema ja Vabariigi valitsuse ja Kaitsenõukogu kohtumised kindralite Varenikovi ja Ovtšaroviga ning teiste sõjaväelastega andsid lootust, et brutaalset vägivalda ehk enam ei kasutata. Lubati, et enam ei tule komandanditundi, et ei kontrollita autosid, et ei peeta öösel kinni jalakäijaid. Eks näeb, mis kõik tulevik toob, sest lubadusi on ennegi olnud. ETA ja Balti ja kanaleid pidi olema nüüd saanud kinnitust Vilniuse teletorni õuduste kohta. ETA sai infotalituse Balti ja kanaleid kaudu Vilniusest sõnumi, millest järeldub, et Vilniuse moodne 330-meetrine raudbetoonist teletorn peidab pärast ründamist saladusi, mis panevad vere tarratuma. Sellest rääkis täna Leedu Ülemnõukogu istungil Vytautas Landsbergis. Teda täiendas Kodukaitseameti peadirektor Audrius Putkevitšius. Inimesed on näinud, kuidas dessantväelased tassisid torni tapetuid ja haavatuid, kuidas nad ööpimeduse varjus toimetavad tornist välja kotte, millest tunduvat olevat inimkehad. Need kotid toimetatakse lennujaama ning pannakse lennukitesse. On andmeid, et teletorni tipus varjavad end inimesed, peitudes tuletõrjerajatiste vahele. Neil pole vett, toitu, ravimeid. Kas mitte sellepärast ei käi dessantväelased päeval ja öösel tornis ringi keevitusseadmetega? Ehkki saadi president Gorbatšovi nõusolek meditsiinitöötajate laskmiseks teletorni, lubasid hõivajad koos nendega saabunud tervishoiuministri Joosas Olekassi üksnes teletorni vestibüüli
edasise tee tõkestas automaatur. Landsbergis ütles samuti, et parlamendiliikmete läbirääkimistel sõjaväejuhtidega lubasid viimased mitte vallutada ülemnõukogu ööl vastu tänast, kuid see on ka kõik. Landsbergis palus inimesi, kes 5. tööpäeva hoone juures valvavad, minna ööseks laiali, et vältida uusi inimohvreid. Hoonet kaitsevad viimse veretilgani need, kes viibivad sees ja kes on selleks valmistunud, kinnitas ülemnõukogu esimees. Ta teatas, et Varssavis, Stockholmis ja Londonis viibivad Leedu valitsus ja parlamendiliikmed teevad seal poliitilist tööd. On andmeid, et Leedu sündmused võidakse tõstatada Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis ning et mingil viisil seostatakse see küsimus olukorraga Lähis-Idas. Istungjärgul konstateeriti, et Leedu parlament ja valitsus kontrollivad olukorda riigis. Nende alluvuses töötavad ministeeriumid, linna- ja rajoonivalitsused, tööstus, kaubandus, transport. Avatud on kauplused, sööklad ja kohvikud. Hoolimata ajakirjandusmaja ja televisioonikeskuse hõivamisest ilmuvad praegu kõik päevalehed ning toimuvad raadio- ja telesaated. Ülemnõukogule esitati arutamiseks küsimus NLKP platvormil seisva Leedumaa kommunistliku partei tunnistamise kohta kuritegelikuks organisatsiooniks ning saadikumandaadi äravõtmise kohta tema keskkomitee sekretärilt Vladislav Švedilt. On teatatud, et Leedu olukorda uurivad NSV Liidu Föderatsiooni nõukogu komisjoni liikmed on otsustanud hoiduda esinemisest rahvasaadikute ja ajakirjanike ees. Ja Riia tänastest sündmustest kuuleme Harri Matskinilt. Siin Riia. Kella 8 õhtul on pinge Lätimaa pealinnas veidi langenud. Kulminatsiooni tõusis ta kahtlemata kella 15 ajal päeval, mil Riia armee staadionile kogunesid interliikumisest osavõtjad. Paraku ei tulnud neid kaugeltki kokku nõnda palju, kui loodeti. Ametlike andmete järgi nüüd